Tere, head vaatajad! Alustame järjekordse saatega Kirkuse kiituseks. Piibel on täis inspireerivaid ja tormilisi lugusid naistest, kes on kujundanud ajaloo käiku. Ja need lood ei kõnele mitte ainult nende naiste tugevusest ja armastusest ja ustavusest, vaid üle kõige sellest, et Jumal on ustav, tema on suur ja tema heast plaanist meie inimeste eludes. Ja neid lugusid me tahamegi ka täna lähemalt uurida. Ja nagu ikka, on siin alati ka meil üks eriline naine külas ja mul on väga hea meel täna tervitada siin stuudios Mari Vahermägi. Tere! Ning nagu ikka alati ka minu kõrval, tere taaskord Külvi Maisov. Tere! Mari, enne kui me läheme nüüd selle tänase naise juurde, ma lihtsalt sissejuhatuseks küsin sinu käest, et millised rollid kuuluvad sinu argiellu või sinu igapäevaellu? Oi! No ma ikkagi alustaks abikaasast, siis ma olen ema, aga see on selline distantsema juba ja vanaema on ka nii, kuidas just parasjagu juhtub. Siis ma olen koguduses hingehoidja ja tööl hingehoidja ja see on väga selline varieeruv väga varieeruv maailm, ütleme niimoodi. Aga seda iseloomustab võib-olla, et ta on ikkagi tumedama poole peal. Nii et ma nagu oma rollides pean teadlikult tasakaalustama seda sellise rõõmsama poolega. Ja siis ma olen pensionär, töötav pensionär. Ja siis ma olen vaimulik ja erinevaid rolle tuleb. Ma loodan, et ka sõber mõnele ja ma ei ole enam juht, see on huvitav. Et ma olin kaua aega juht, aga nüüd ma olen sellest rollist välja astunud ja see on omamoodi teekond olnud. Jutlustaja oled, õpetajana. Jah, see käib vaimuliku elukutse juurde, et jah. Väga. Ja nii hea meel, et sa kõigi nende rollide keskel oled leidnud ikkagi aega tulla täna meie saatesse, sest need lood, mida me käsitleme, ei ole sugugi pinnapealsed ja lihtsad, vaid vahel nende sisseminekuks on ikkagi ka võtta vaja üks eraldi aeg, nii et aitäh, et sa oled juba ennast ette valmistanud. Ja meie tänane naine, nüüd enne kui me nüüd ikkagi jälle avalikustame, kes on see meie tänane karakter, ma küsin sult, Mari, veel, et mis sind selle naise juures kõige rohkem köitis? Tema teekond, kuidas ta jõudis sellise isiksuseni, nagu ta oli. Ja sest et tema tee peal oli nii palju variante minna valesti. Ja see isegi läbi selle suhteliselt lakoonilise piibliloo tuleb esile see tugevus ja ilu ja see sära ja see just nimelt see selline sisemine kütkestavus. Ilmselt paljud vaatajad on nüüdseks juba aru saanud, et meie tänane saade tuleb abikailist. Ja lühidalt öeldes võiks selle naise kohta panna pealkirjaks hea mõistuse ja ilusa välimusega. Ja siin on huvitav, et me täna ilmselt saame puudutama tema sisemist ilu, aga ka väline ilu tundub, et mängib siin olulist rolli selles loos. Võib-olla nüüd, kui me läheme selle naise juurte juurde, nii palju kui me teame, siis annaks esimese sellise taustainfo, et kes see Abigail tegelikult oli, kus ta pärit oli, kus ta elas, et kuidas ta üldse meie loosse nagu sekkub? Tema päritolust tegelikult palju pole teada. Teada on, et ta on Iisraeli rahva hulgast ja tema nimi on väga huvitav, sellepärast, et Abigaili nimi tähendab minu isa rõõm või rõõm minu isast, seda võib kahte pidi vaadata. Nii et ta on tegelikult see on huvitav, et see isa on siia mängu toodud ja et see rõõm on toodud ja see on ka seda pidi huvitav, et jah, ta oli ilus, intelligentne, tark ja ka selline inglise keeles see sõna discerning ehk ta oli terav pliiats. Aga ta oli väga raskes situatsioonis, nii et me tegelikult ei tea rohkem temast mitte midagi. Ma ise mõtlesin tema lugu uuesti lugedes, et huvitav, ta pidi saama üsna hea hariduse tolle aja kohta ja tüdrukuid ju väga ei haritud. Aga see, mida ta räägib Taavetile,
see näitab, et ta oli tuttav Iisraeli rahva ajalooga, ta oli tuttav prohveteeringutega. Tal pidi olema mingisugune selline hea kodune lastetuba ja hea haridus. Ja eriti huvitava kontrastina tuleb siin ju see, et Abigail on mingil õnnetul põhjusel saanud endale mehe, kes on täielik vastand ilmselt temale. Jah, kogu see lugu on kontrastide lugu ja mulle tundub, et kirjutaja on nagu meelega neid kontraste esile toonud. Ja selles mõttes on see ka erakordne lugu, et väga harva Vanas Testamendis tõstetakse üks naine kõrgemale mehest. Ja siin ta on isegi nagu pandud kahe vihase mehe vahele, kes mõlemad on väga mõjukad ja üldiselt naise roll oleks olla vaiksem kui hiir ja isegi mitte märku anda, et ma olen olemas. Ja siin ometi tõstetakse ta kõrgemale ja siin on ka mingid sümbolid, neid kontrastide paare on siin palju. Siin on kurjus, siin on headus, siin on ilu, siin on siis sisemine ilu, sisemine koledus, eks ole. Siin on tarkus, siin on rumalus, siin on kättemaks, siin on armu andmine, väga palju selliseid kontraste. Ja mulle tundub, et sümboolselt selle loo selline peatelg on nagu, kuidas tarkusega on võimalik nagu minna ka palju kaugemale. Siin on need otsesed reaktsioonid, mis meil võivad tekkida ja siis need, kus sa võtad sammu tagasi ja leiad selle lahenduse nagu väikese aja nihkega ja siis sa leiad selle õige lahendusega. Omamoodi see on tarkuse ülistus. Ma ütleks, et Abigaili ilust väga palju ei räägita. Aga see emotsionaalne intelligentsus ja see tarkus, mis tal on, ja see ilmselt on Jumala and. Abigail on ainuke inimene piiblis, kelle kohta või siis Vanas Testamendis kindlasti, kus öeldakse, et ta on ilus ja et ta on tark. Et tegelikult see nüüd tõesti toob esile selle sisemise ja välimise nagu arengu eriliselt tugevalt. Aga ja teine külg minu jaoks, mis oli väga tugev, mida kindlasti kohe algul tahaks vaatajale ka rääkida, tegelikult me peame selle loo ette natuke rääkima. Aga ta päästab mitte ainult iseenda või oma mehe, vaid tegelikult terve sugu puu, kes tema tagasis on või terve selle koja. Nii et ma mõtlen, ta seisis võib-olla veel julgemini, kuna ta sai aru, et tegelikult siin võib tulla tõsine vere nagu kallamine. No laiemas pildis ta päästab Taaveti tulevikku. Jah. Et tegelikult ja võt siin ongi see huvitav, et oma olles sellises, ma ei tea, kas ma tohin öelda, aga ma usun, et üsna pidevas emotsionaalses kuritarvitamises vähemalt. Temast saab Jumala tööriist. Ja juba see sama esimene kiusatus, ilus ja tark. Et kui palju valesti võiks minna siin? Okei, tarkus võib midagi pidurdada, aga sul on vaja muid kvaliteete, sest et kunagi, kui ma olin noor, siis üks mu sõbranna, kes oli tõesti väga palju ilusam minust, nagu ma tookord arvasin ja põdesin. Ja siis ta ütles, et aga tead, kui raske on ilusatel inimestel elada. Ja siis ma olen hiljem mõelnud, et peaks teie kahe käest küsima, et kas on raske? Ja ma usun, et seal on oma rida kiusatusi. Sest tänapäeval on ilu ikkagi relv, millega põrmustatakse. Ja Abigailis oli tõesti Jumala kartus. Nagu kõik see, mis ta räägib nüüd Taavetile, mille me ka ilmselt ette loeme, on ju tegelikult see, et ta liigutabki iseennast ohutsooni selleks, et Jumala tahe sünniks, et süütu veri jääks kallamata. Ta paneb ennast nagu tõesti kahe väelise mehe vahele, nagu sa ütlesid. Vot nüüd see tarkus või see, mis esile tuleb, see nagu selle allikas ongi Jumala kartus. Ja ma arvan, et kogu selle loo võti ongi Jumala kartus, kas seda on või kas seda ei ole või kas ta läks, ütleme, momendi kuumuses meelest ära või mis seal siis täpselt oli, et jah. Teil on nüüd juba nii hea reflektsioon olnud. Ma mõtlen, et võib-olla vaataja suhtes, kes ei tea seda lugu, oleks hea minna ja kuidagi visandada nüüd see lugu võimalikult kokkuvõtlikult, et milles see kogu see lugu üldse seisnes. Mari, kuidas see Abigail sinna Taaveti teele üldse ette sattus? Äkki sa jutustad selle kuidagi lühidalt ära? Kuigi lihtsalt, kes piiblit ikkagi ka ise saab lugeda, siis 1. Saamueli 25. peatükis on see lugu väga hästi leitav, aga
praegu teeme ühe niisuguse kiire visandamise? Tegu oli siis hooajaliselt sellise hetkega, kus karjade, siis lammaste, kitsede niitmine oli lõpule jõudnud ja peale seda oli tavaks pidada väga suur pidu ja kuna näiteks Naabalil oli siis Abigaili abikaasal oli tohutu suur kari, tal oli 3000 lammast ja 1000 kitse, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ehk ma ei kujuta ette nende kõikide villast vabastamist, mis see protsess võis olla, igatahes suureks peoks valmistuti. Ja samal ajal oli siis nüüd Taavet põgenenud Sauli eest, kõrbes oma meestega varjul ja lisaks sellele, et ta pidi lihtsalt Sauli eest peitu saama ja ta oli just Saulile muideks armu andnud, ta ei olnud teda tapnud. Taavet pidi hankima elatist 600 mehele. Ja juba see iseenesest on selline majandusülesanne ja tavaliselt see käis nii, et ta põhimõtteliselt pakkus katust karjastele, kuna ta oli ise karjane, ta teadis seda, kuidas seda teha. Ja siin loos tõstetakse esile see, et kogu see Naabali tohutu jõukuse allikas, siis tema karjad olid kaitstud selle 600 mehe poolt. Ja seetõttu oli Taavetil moraalne õigus ja ka tolle aja kommetes oli õigus, et siis need põllupidajad või nemad siis toitsid neid mehi. Ja nüüd juhtus see, et kui Taavet siis läks küsima või Taaveti mehed läksid küsima seda toidust, sest pidu oli tulemas ja mehed olid näljased, siis ütles Naabal, et kes sa üldse oled ja mille pärast ma peaksin sulle seda andma. Ja andmata endale aru, et tegu on tulevuse kuningaga, sest see oli selleks juba teada, Taavet oli võitud juba kuningaks, aga ta ei olnud avalikustatud veel ja avalikult võitud. Ja kuna Taavet oli väsinud, ta oli tegelikult teinud läbi sellise Sauliga siukse väga pingelise olukorra, et see mees, kes mind on taga ajanud, ta on mul käes, kas ma annan talle elu, kas ma ei anna, ta oli teinud õige valiku. Lisaks Samuel oli surnud, lugu algab sellega, et tema mentor Samuel oli just surnud ja see oli olnud väga suur lein, et mõnes mõttes Taavet oli nagu üksi jäänud. Ja kõik see kokku ja siis tuleb mingisugune külajõukur ja ütleb, et kes sa üldse oled ja ma ei anna sulle midagi, sest kõik on mina ise olen selle asja omal kokku kraapinud. Ja Taaveti lihtsalt hakkab läheb pilte eest ära ja ta ütleb, et nii nüüd 200 meest jääb siia, 400 meest võtame kaasa ja mitte ükski meesosting seal majas enam elama ei jää. Ja siis Naabali sulased jooksevad Abigaili juurde. Tundub, et see oli vanamuster, et Abigail lahendaski pidevalt tulekahjusid ja ütlevad, et kui sa nüüd veel midagi teha saad, päästa. Sest muidu me hukkume kõik. Ehk siis Naabal, kelle nimi tähendabki rumalat, siis oli tekitanud järjekordse tulekahju ja Abigailil oli väga vähe aega selle asja kustutamiseks. Ja teenijad tegelikult ütlevad, et me ei saa Naabaliga rääkida, sest see mees ju ei kuula. Jah, ta ei kuula, ta ei näe. Ta täis oma kirge, vihane. Ja nii kui Abigail pärast ütleb hiljem, et nii nagu ta nimi, et see oli peaaegu nagu puudega inimese kirjeldus, et ta ei saagi teistmoodi, ta ongi umbes sihukene. Me juba ammu teame. Ta on lootusetu. Aga samas Naabal on nagu väga teravalt ütleb, mis ta ütleb kahte asja, kui ta Taaveti ära saadab või need mehed, siis ta ütleb, kes on Taavet, kes on Niisai poeg. Et ta tegelikult teab väga hästi, nagu sa ütlesid, et ta oli Goljati ära võtnud, ta oli kuninga. Temast laulis ju rahvas kiituslaule, et ei olnud sugugi, et ta ei teaks, kes Taavet on. See oli lihtsalt selline üleolev ja teine, mis ta ütleb, ongi, et nüüd sel ajal on palju sulaseid, kes põgenevad oma. Ja ta viitab Saulile ja sellele, et Taavet on ärajooksja, et ta on oma 600 mehega lihtsalt siin praegult redus. Ja ta tegelikult solvab nagu kõige sellisest. Ta väga põlastab ja väga solvab, sest isegi kui Taavet jooksis ära, ta ei olnud sulane, ta oli väimes. Ja pealegi Saul on just teinud seda, ütleme, kui me räägime Taaveti sellisest sisemisest kuumusest. Saul on just andnud Taaveti naise, keda ta armastas tegelikult, ära teisele mehele. Et kiusamine käis nagu mitmel rindel. Et selles mõttes, aga siis ühesõnaga, kui lugu lõpetatuks, siis Abigail
kuna ka nende majas on suur pidu tehtud, ette valmistatud, siis tal on võtta korraga sadu leivakesi, rosinakakke, 5 küpsetatud lammast, mis olid juba valmis, sest 600 noorele näljasele kõrpes olnud mehele toitu viia. Ma ei tea, minul läheks arvutamine sassi ausalt öeldes, kui ma peaks äkki niimoodi reageerima. Aga tal oli see võtta ja ta läks ja tal õnnestus see tema kõne. Ma arvan, et see oli pühast vaimust inspireeritud täiesti. Et tal õnnestus Taavet maha rahustada ja see viha ära pöörata. See oli väga meisterlik, kuidas ta lähenes Taavetile ja see, kuidas ta aupaklikult ja alandlikult ja ta oskas ka nendele headele asjadele viidata, et võib-olla ma loen lihtsalt selle kõne ette, sest see tõesti on kogu selle loo selline, ma arvan, üks kandev ja väga väärtuslik koht. Ja ta ütleb, kõigepealt võtab süü enda peale. Väga tark, sina, Mari, kindlasti tead psühholoogiliselt, kuivõrd palju see võib juba pingeid ära võtta suhetes, kus keegi on valmis võtma nagu süü enda peale. Ja siin Abigail ütleb ka, minu peal on süü, mu isand. Lase nüüd oma teenijat su kuuldes rääkida ja kuule oma teenija sõnu. Ta ei nõua, et ma tulen ja nüüd ütlen sulle, vaid et luba mul rääkida. See näitab minu arust nagu väga tarka lähenemist ühele vihasele kättemaksele. Võib-olla isegi ennem, kui seda lugeda, mõelda, et sinna jõudis neid kaamleid nagu ridamisi kõikide nende toidu. Need mehed, kes olid ärevil, kes olid pahandatud, keda oli solvatud, kes olid näljased. Just näljased mehed. Näljased mehed. Valmis minema taplusse. Toit läks ees. Ja see on tegelikult tarkus. See naine ei läinud esimesena ja öelnud, mul on tagad leivakotid ka. Vaid mehed olid juba lõõgastunud, midagi ikka sealt poolt tuli, vaatame, mis edasi saab. Et ta oli tõesti nagu pehmendanud seda kohtumist. Ja. Ärgu mu isand ometi hooligu sellest kõlvatust mehest Naabalist, sest nagu nimi nõnda on ta ise. Naabal on ta nimi ja rumal ta on. Aga mina, su teenija, ei näinud mu isanda noori mehi, keda sa olid läkitanud. Ja nüüd mu isand nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui sa ise elad, issand on takistanud sind sattumast veresüüsse ja aitamast ise ennast oma käega. Nüüd saagu Naabali sarnaseks su vaenlased ja need, kes püüavad teha kurja mu isandale. Ja nüüd antagu see and, mis su teenija on toonud mu isandale noortele meestele, kes käivad mu isanda kannul. Anna siis andeks oma teenija üleastumine, sest issand teeb tõesti mu isandale ühe kindla koja, sellepärast, et mu isand võitleb issanda võitlusi ja kurja ei leita sinus kogu su elu ajal. Ja kui keegi tõuseks sind taga ajama ja su hinge püüdma, siis on mu isanda hing seotud elavate kimpu issanda su Jumala juures, aga su vaenlaste hinget ta lingutab lingupesast välja. Ja kui issand teeb mu isandale kõike seda head, millest ta sulle on rääkinud ja määrab sind Iisraelile vürstiks, siis ärgu saagu see sulle komistuseks ega mu isandale südametunnistuse piinaks, et oleksid põhjusetta valanud verd ja mu isand oleks aidanud iseennast. Ja kui issand teeb mu isandale head, siis mõtle oma teenijale. See on väga eriline kõne. Hirmunud naiselt, kes ilmselt ikkagi oli olukorrast kõrgemal. Ja see on ka huvitav, et kaitstes Naabalit tegelikult Abigail eemaldab ennast temast. Et ühtepidi ta kaitseb ja ta on aupaklik oma mehe suhtes. Ainult see üks väide, et ta on selline, aga mina ei ole selline. Aga teistpidi ta eemaldab ennast sellest ja seal samas ta võtab selle süü enda peale, mis on nagu... Ta isegi huvitaval kombel ütleb, et aga mina ei näinud. Ja. See nagu viitab sellele, et kui äkki nad oleksid koos neid mehi näinud, siis ta oleks ka suu lahti teinud. Ja. Et see fakt, et temast läks see mööda, aga nüüd ta on siin, on tõesti vanatestamentlikust seisukohast eriti. Kuigi ma vahel arvan, kas me üldse äkki mõnevõrra alavääristame seda, mis rollis siiski naised, kuna need pered ja need kodud ja need pojad olid ikkagi nii mitmed pead, et siis naistel oli roll teatud asjade eest hoolitseda, teatud asju jälgida, teatud asjade eest püsti seista, arutada. No, kui sa võtad õpetussõnade 31 naise, vaata, mis ta töökirjeldus oli. Ja. Et tegelikult ma kujutan ette, et Abigail päris palju hoidis seda majapidamist püsti.
just. Ja nüüd ta tõesti ütlebki, et nüüd on see asi siis ka minuni jõudnud. Nüüd kuula palun mind ja ta tõesti teeb ennast maa sarnaseks nagu tasa. Et palun kuula mind, ma olen kas või sinu orjatar. Et peaasi, et palun, et süütu veri ei saaks valatud. Et ikka Jumala kartus on see kogu selle asja ilmselt see. Ja see Jumala tundmine, mis sellest kõnest tuleb. Mida issand teeb, kuidas issand käitub. Mulle tundub, et tal oli ikkagi päris isiklik suhe, kas me saame seda tolle aja kontekstis nii nimetada, et noh, mis see tegelikult seal oli, aga ta tundis Jumalat küll. Ja see oli, et ta kõigepealt nagu võtab Taaveti südametunnistuse ja tema sellise moraalse, aga siis ta läheb tema tulevikku, ta hakkab pilti laiendama. Ja see on jälle üks selline väga tark strateegia, et ta ei jää selle tüli küsimuse juurde, vaid ta ütleb, et vaata, mis sul ees on. Et noh, mine kõrgemale ja ära riku seda. Ära riku ära, mis sulle on antud tõotuste läbi ja võidmise läbi. Huvitav mõte ka, mis mul praegult tuleb, on see, et ta ütleb, et sa iseennast ei aitaks. Et hoidu sellest, et sa iseennast aitaksid. Aga kui sa nüüd mõtled tema enda Abigaili seisukohast, tema aitab praegult iseennast, aga see on see, et ta läheb Jumala ligi. Ta aitab ennast sellega, et ta tõmbub nii Jumala ligi ja tahab ebavõrdsust või seda ülekohut eemaldada iga hinnaga. Et ta on tegelikult väga julge liikumisega naine. Ongi, ja võt see kiirus ja julgus, sellepärast, et kui me nüüd räägime ebavõrdsest suhtest, paari suhtes, siis väga sageli muututakse, noh, mõlemad muudavad üksteist. Ja on paari suhteid, kus teine inspireerib teist heaks. Ja ütleb, et sa saad veel ja arene veel ja on teine, kus nagu sihikindlat nüristatakse ja kus sa võid isegi minna, Abigail oleks võinud olla rikas ja ülbe naine. Tegelikult selles kontekstis. Ta oli jõuka mehe naine ja noh, ilmselt ta sellepärast pandigi selle mehe, et vanemad nägid rikkust. Aga ta oleks võinud muutuda hoopis teistsuguseks selle pideva ilmselt ka süüdistamise ja no kui on selline mees, ma kujutan ette, siis noh, naine jääb kogu aeg ette kodus. Ja ta ikkagi on joomine ja pidutsemine paistab, et oli üks naturaalne elu osa. Et kuidas see koda püsti seisab ainult puhta rikkuse najal ja mina teen. Ja veelgi võib-olla terav fakt on ka see, et ta isegi ei öelnud Naabalile, et ta läheb. Et isegi see tarkus, ta ju teab, et ta mees saab teada ja et võib-olla hiljem, kes teab, mismoodi Naabal oleks tahtnud temaga käituda. Sellel hetkel oli olulisem jõuda Taaveti ette kui Naabali ette. Siin on teatud traumakäitumine tegelikult, vaata, need inimesed, keda traumeeritakse või kes saavad selliseid ka sügavaid hingehaavu, ka verbaalselt kas või ainult, nad õpivad lugema seda, kes haavab. Nad tunnetavad, nad täpselt teavad, millal midagi öelda, millal vait olla, kuidas liikuda, kuidas olla nähtamatu. Ja seda tarkus siit paistab tegelikult, et ta julgeb ja see ongi huvitav, sest tavaliselt need inimesed jäävad nagu hästi varju. Et parem, et mitte ette jääda, aga Abigail teadis, millal liikuda, kuidas liikuda, millal öelda, millal mitte öelda, mis näitab, et tal oli kõva kogemus taga. Ma arvan, et ta oli neid tulekahjusid, ma spekuleerin, aga ma arvan, et neid tulekahjusid oli päris palju, mida ta oli enne ka kustutanud ja ta tõesti teadis, kuidas Naabaliga käituda. Kuidas Naabaliga käituda. Ja siis ta ütleb veel Taavetile ka, et aga Jumal tegutseb sinu vaenlastega. Viskab nemad, kuidas see väljend? See on lingutab. Lingub esast välja. Aga Ling ja Taavet. Ling ja Taavet, Ja minule ka see koht sellepärast kõneles, et ta tuletab meelde, ta ütleb Taavetile, nii ilusasti ütleb just, et mu isanda hing on seotud elavate kimpu issanda su Jumala juures, ta tuletab Taavetile meelde, et sinu koht on Jumala ligi, sealt tuleb sulle sinu abi, sinu õnnistus ja see on see hea, mida ta nagu tuletas talle uuesti, ta pani ta sinna õigesse perspektiivi, kus Taavet tegelikult oma hinges nagu peaks olema, kus on see tema rahu ja turvapaik. Väga prohvetlik kõne ja väga piibellikult head printsiibid, mis ta oskas öelda. Ja mis võib-olla nüüd sinu seda kõnet kuulates, et tegelikult see suhe oli nagu ebavõrdne ja ebaaus teatud mõttes, näitab, vähemalt mul tekib selline tunne, et kui Abigail seda ütleb, siis ta on näinud Jumala austavust juba erinevates olukordades. Ta on ellu jäänud, ta ei ole kibedaks läinud. Ta on näinud, et Jumal hoolitseb kõige olulisemal hetkel, ta tuleb läbi isegi kui ülekohus valitseb.
Jaa. Sest et tegelikult ütleme, tolle aja kontekstis ei olnud lahutust, tal ei olnud mingit pääsevõimalust. Ta oleks võinud muutuda ka väga kibedaks. Ja mind esimene asi, kui ma seda lugu nagu hakkasin uurima, huvitakski, kuidas ta sai nii kaua elada ja mitte kibedaks minna. Sellepärast, et ma väga loodan, et vaatajatel ei ole selliseid abielusid, eks ole, aga kellel on rasked abielud, siis sa tead küll seda häält, kui sa oled järjekordse mingisuguse käki või tulekahjuga silmitsi ja sa oled 100 korda rääkinud ja midagi ei ole tulnud. Ja siis su peas hakkab see plaat mängima, et see ja kurat kasutab seda ära ja see kibeduse mürk tahab hakata voolama igale poole su sisse. Abigailil ei olnud seda. Ta oli respekteeriv oma mehe suhtes ja see ei olnud mingi poos. Tegelikult ta käitus temaga väga aupaklikult. Ja siin on tegelikult mõned kommentaatorid toonud paralleeli, et Abigail oli nagu visand Jeesusest, kes läks vahele, võttis süü, tõi ohvri ja tõi lahenduse. Ja minu meelest on Keller, Timothy Kelleri abikaasa Kathy Keller öelnud kusagil, et me mõlemad peame paari suhtes olema üksteisele Kristuseks. Jaa. No, Abigail ei teadnud midagi sellest, aga kui võtta nüüd üks naine, kes on väga raskes suhtes, sageli saab haiget, kes suudab toime tulla kogu selle asjaga ja Jumal lihtsalt võtab selle naise ja teeb temast tööriista oma väga suures plaanis. Sest mis Abigailiga pärast saab, on see, et ta tegelikult annab märku, et ta on jälginud Taavetit, et ta imetleb teda, võib-olla, ma ei tea, kas ta armunud oli, seda ma ei oska öelda. Aga igatahes Taavet läks talle korda. Ja see viimane lause, et kui sa siis kõik selle oled kätte saanud, mõtle minu peale. Ehk siis Taavet näeb ilusat naist väliselt, ta näeb tarka naist, ta näeb alandlikku naist. Ja see naine ütleb, et ma tahaks, et sa mõtleksid mu peale. Ehk siis ta pakkus ennast Taavetile? Sisuliselt, teadmata, kui kaua ta Naabaliga peab olema. Aga see ei olnud selline labane pakkumine, vaid see oli pigem mingi selline, ma ei tea, minu meelest nagu igatsus või ta tegi ennast väga-väga haavatavaks tegelikult selles situatsioonis. Kas on võimalik ja tõesti lihtsalt üks mu mõte? Sest ma tõesti ei kujuta ette, et ta mõtles, et Naabal nüüd sureb, mis siis tegelikult juhtus, eks ole. Oli täie tervise juures. Jah, täis tugev mees alles pidutses, nii et maa oli must. Aga et võib-olla mõtle minu peale võis olla ka nüüd laiendatult, et kui sa edasi liigud ja kui sa tõused, eks ole, nii nagu Jumal sind tõstab, et ära siis minu pärast ka meie sugu unusta. Et lihtsalt ma mõtlen, mida ta sellel hetkel võib mõelda, sest see on huvitav asi, ma olen ka oma kogemustest näinud üks sõbranna konkreetselt, kes leidis Jumala, sai täis Jumala vaimu, kuulis issandalt ja oli väga-väga elav, aga tema mees, küll Jumala kartlik mees, ei saanud paljudest asjadest nii väga aru ja tihti peale oli, et kuule, mis asja sa sinna sisse loed või mida sa nagu mõtled. Aga ja vahel see naine oli, et ma ei saa nagu midagi mõelda või teha või nendes kohtades olla, kus ma arvan, et Jumal mind viib, kuna mu mees ei tule minuga kaasa või mu mees ei näe neid asju samamoodi. Ja ma mäletan ükskord ja ma loodan, et saate kuulajatele see nüüd üle nagu ei reageeri, aga ma mäletan, et Jumala vaim tõi mulle ja ma ütlesin, loe Abigaili raamatut, et sina ja su sugu võite saada päästetud või olla kaitstud ainult sinu Jumala kartlikkuse pärast. Et see, kui sa õpid Jumalas liikuma ja neid asju nagu armastuses ka, see on nüüd hoopis teistsugune situatsioon, eks ole, kui Naabaliga. Täiesti teistsugune. Mees on Jumala kartlik, Jumal teeb tööd temaga ja räägib temaga. Aga see mõte, et sa ei ole nagu mõttetu, vaid et see oli oluline, et Abigail läks välja, kui ta sellest loost kuulis. Samamoodi kui issand on sind liigutanud ja sinule elava sõna andnud, et sa oled ustav nendes asjades ja palvetad oma lähedaste eest samamoodi, et see elav usk ja eluandev vägi võiks hakata kõigis tööle. Sama on ju ka kogudustes, kui nüüd täielik paralleel tuua. Et võib-olla sa oled ainuke, kes oma koguduses tundub, et kuuleb Jumalalt elavat võib-olla tõlgendust kirjale või näeb, et mingisugused asjad on puhta viltu. See, et sa oled naine või et sa ei ole kuskil positsioonil, ei tähenda,
et see ilmutus on vähetähtis. Jumal on hakanud ilmutama asju, mis on taevased ja sellega kaasneb vastutus. Mulle tundub, et Abigail võib-olla annabki seal tunnistuse sellest, mida ta on ise õppinud, sest et ta ei oleks ellu jäänud või nagu terveks jäänud sisemiselt nii tugeva identiteediga, et ta julgeb tegutseda ja otsuseid teha ka oma mehest hoolimata, kui ta ei oleks kogenud seda Jumala tugevust iseendas, see sama bundle up või see, et kimpu seotud, eks ole. Ja nüüd ta ütleb Taavetile, et sina oled ju ka kimpu seotud, sest ilmselt Jumal on hoolitsenud Abigaili eest. Ja ma arvan, et see on selles mõttes jälle selline isiklik asi. Vaadates ja mõeldes siis kaasaja Abigailidele või üldse lugejatele, et mida me võiksime nagu öelda, miks Jumal on selle loo meile täna jätnud, mida me võiks õppida Abigailist? No esimene asi, ma arvan, on see, et väga paljud, kes on sellises ebavõrdses paari suhtes, ütleme nii, nad võiksid lõpetada enese süüdistamise. Selle süü maha võtta selles mõttes, et jah, selliseid asju oli ka Jumala riigis, oli piiblis, Jumal on selle piiblisse pannud, ka selline mudel on olemas. Kõik ei ole väga õnnelikud, väga hästi kokku sobivad üksteise hingesugulased, vaid on ka väga ebavõrdseid abielusid. Ja sellest saab ellu jääda ja sellest saab olla Jumala tööriist ja seal on võimalik liikuda. Kuigi sul on tunne, et sul ei ole võimalik liikuda ja teie visioonid võivad olla täiesti põrkuvad või lahku minevad, eks ole. Ja just see sama ka, et kui sul on sihuke kalju vastus, et no mitte miski sealt läbi ei lähe, eks ole. Ikkagi Jumal on ka seal. Jumal annab võimaluse ja Jumal võib muuta saatust ka. Ütleme, me ei hakka nüüd rääkima sellest Naapoli surmast, eks, kes ilmselt sai insuldi, kui ta kuulis, mis tema saatus tegelikult oli. Aga mis Abigailist edasi sai? Ta sai Taaveti naiseks, ta sai Taaveti 3. naiseks, sest Ahinoam oli enne, ta sünnitas Taavetile teise poja ja võt nüüd edasi, mis sai, seda täpselt ei tea, aga tema sealt edasi ta pidi läbi tegema selle Siklagis selle röövimise. Ta tegi kaasa Taaveti kroonimise, aga pärast seda ta kaob ära. Kas ta kaob haaremisse, sest Taavetil oli palju naisi ja sellest pojast ei ole midagi kuulda. Ta korraks tõusis väga nutusest olukorrast, ütleme niimoodi jah, siuksest, mitte päris tuhkatriinust kuningakotta, aga natukene seda moodi. Aga siis ta kadus teiste naiste sekka ära. Surmast ellu peaaegu, eks? Hävingust kuninga järjele. Et siiski ta on tõesti olnud nagu kojas nüüd Taaveti koda karakteri poolest on midagi hoopis muud. Ilmselt tema elukvaliteet just nimelt psühholoogiliselt või vaimselt. Et Taavet ikkagi väljendab oma armastust Jumala sõna, Jumala ligiolu, Jumala võitude või nende liikumiste järgi võimsasti. Meil on piibel, kust me seda kõike näeme ja Abigail sai selle ligi olla. Ja tegelikult jällegi kogu see taust, kõik need inimesed, kes siis tema sugu oli. Et see ei puudutanud ka ainult teda, vaid ka nende elujärg oli korraga ühendatud selle kuninga ligiollu, kelle kohta Jumal ütleb, et ta süda on mulle meelepärane. Just. Et selle naise tulemus oli tõesti nagu surmast ellu või kaosest imelisse Jumala sellisesse korda. Ja võib-olla see, et sellises õnnetus või kurvas olukorras see visioon läheb väga kitsaks või see nägemine, et ma olengi ainult seda hädaviletsuse sees, aga mida me Abigaili loost näeme seda, et esiteks Jumal on seal, Jumal toimetab, sa saad jääda terveks, sa ei pea minema enesehaletsusse, sa ei pea minema kuskile kõrvale klatšima, sa ei pea minema kibedaks, sa ei pea hakkama sõdima, sa saad olla ustav ja saada Jumala abiga tugeva identiteedi, kuigi sinu identiteeti lammutatakse ilmselt kogu aeg. Et seal on väga palju tugevaid sõnumeid tegelikult. Ma lihtsalt praegult mõtlen, et Abigail ei teadnud, et Naabal sureb. Ta oli valmis minema koju ja selle mehe raevu ees seisma ja ütlema, et aga see on parem meile kõigile. Et seegi meenutab, sa ütlesid, et nagu Jeesuse selline eelkuju või väike muster on seal sees,
et tegelikult see raev oleks võinud teda tabada ja oleks võinud muuta ka tema seisust selles perekonnas. Ta pani kaalule rohkem võib-olla, kui selles loos esimese hooga silmale paistab. Seesama, et ma olengi valmis hinda maksma päriselt. Ja vaata, siin on see kättemaksu teema ka. Me väga tahaksime vahest, et ülekohus saaks kohe karistatud. See ülekohus, mis kisendab. Ja Taavet läks, see enese aitamine oli tegelikult kättemaks. Ka Abigailil oli põhjust kätte maksta ilmselt päris palju. Aga see pannakse sellises väga alandlikus sõna kuulmises pannakse kõrvale. Sest Jumalal on suurem plaan. Sest sa oled elavate kimpu seotud. Ja ütleme, see on nüüd terve mõtlemise asi, millesse me siin saates ilmselt ei lähe, aga kui nüüd tuua siia uurija lugu, Batšeba lugu, mis hiljem juhtub, siis on, kus Taavet tõepoolest nagu testi teatud mõttes kaotab, aga mõte on nüüd seesama, et kätte saada miski, mis talle meeldib, vot see naine, selle nimel ta oli valmis kedagi hävitama, et selles mõttes siin on jälle selline, piibel on fantastiline sellest, et ta nagu ei kaunista inimesi, vaid ta näitab neid arenguid, millest Taavet pidi läbi minema, kuidas ta tõuseb ja siis ka mis juhtub, kui ta ise kuskilt maalt ja kindlasti me ühes saates räägime ka sellest. No huvitav, kui Batšeba ja Abigail istusid haaremis koos, millest nad rääkis? Jaa. Sellele ei tahaks täna mõelda. See lugu, kus Abigail kohtus Taavetiga. Tundub, et nad olid vist nagu hingesugulased, et neil oli midagi sarnast kogemust, et nad mõistsid üksteist selles kohas. Aga nad olid mõlemad raskustes ja mõlemad hoidsid issanda käest sõna otseses mõttes päev-päevalt kinni tõenäoliselt. Et ütleme, finantsiliselt ja kodu seisukohalt oli Abigailil stabiilsus arvatavasti olemas. Aga see tagaaetava või sellise mitte mõistetud, mitte jala talda või pinda omavat inimese tunne tal võis siiski olla just selle sama vaimse konflikti pärast kodus, mis oli tegelikult pidev. Ja loomulikult võib-olla välja märkida ka see, et see, mida Abigail ütleb, et vaenlaste eest hoolitseb Jumal ise, siis ka tegelikult nüüd juhtus. Mis on huvitav, et jällegi ei olnud siis ei Taaveti ega Abigaili käsi mängus üldse, vaid tõepoolest midagi, mis Jumal ise tegi. Yeah. Mulle väga meeldib, kuidas Taavet ütleb siis Abigailile selle kohtumise lõpus. Õnnistatud olgu issand Iisraeli Jumal, kes sellel päeval on sind mulle vastu läkitanud. Jah. See, kuidas Taavetil ühtäkki läks perspektiiv jälle paika. Ta sai jälle aru, et Jumal on see, kes tema elus valitseb ja kõik asjad hästi paika paneb. Olgu see sõnum kõikidele naistele täna ka soovitud ja öeldud. Meie saade hakkab vaikselt lõpupoole tiksuma, aga ma küsiks ikkagi veel, et mis on veel sellist, mida te tahaksite selle Abigaili suhtes ütelda meie tänapäeva vaatajale, kaasaja naistele. Enne kõike on need naised, kes loomulikult samastuvad, aga see ei pea olema seotud sooga. Me räägime siin tegelikult omadustest ja väärtustest. Mulle küll väga meeldib, et meil on välja tulnud siin üks lugu naisest, kes kriisiolukorras mitte ei tee nii, nagu sageli naised liiklusohtlikus olukorras võtavad käed rooli pealt ja panevad silmade peale ja karjuvad, mis tundub, et millegi pärast kipub olema naissoole omane, vaid vastupidi, ta oli väga kaine, ratsionaalne, kiire ja selliselt naist kirjeldada on kindlasti väga positiivne, et me võime õppida, et sellised naised on olemas endiselt ka meie keskel, aga sina, Mari, oled just ju nõustanud neid Abigaile, ma usun, päris palju. Ja sina võib-olla lõpetuseks võiksid midagi julgustavat selle saate kokkuvõtmiseks omalt poolt öelda, kui see, kes on nii paljude hingi hoidnud ja katkiseid suhteid lappinud? No ma ei tea, esimene asi, mis mul meelde tuli, kui sa seda küsimust formuleerisid, oli, et hoia oma südant enam kui midagi muud, mida tuleb hoida. Valu teeb targaks ka. Ja iga valuepisood on midagi, millest õppida, aga mitte joosta vastu seda kaljut ennast puruks kogu aeg, vaid pigem küsida, et Jumal, mis su tee on, kas ma pean, kus ma siit ümbert pean minema või läbi minema või hoopis peitu pugema ja minema pidevalt nagu laskma Jumalal ennast tervendada.
sellepärast, et see valu, mis tekib sellistes pingetes, see tuleb ka kuhugi maha laadida. Ja sa pead selle välja ütlema, mis sulle haiget tegi ja mis on sinu meelest ülekohus. Aga siis sa pead küsima, et jumal, kuidas sina seda näed. Sa pead kogu aeg seda suuremat pilti nagu sinna selle situatsiooni sisse tooma. Ja mõnes mõttes ise sinna jumala kimpu ennast tagasi mõtlema, et sa ei ole mitte ühe inimese meelevallas või kuidagi tema mingite otsuste meelevallas. Sa ei ole abitu, vaid sul on Jumal, kes on su elavate kimpu juba sidunud ja kes teeb su terveks ja mõnikord katab täiesti, nii et need nooled, mis on võib-olla mõeldud sinu surmamiseks, need ei tee sulle mitte midagi. Just. Ja teine on hoiduda kibedusest. Väga, väga oluline. Ja. Aitäh, naised. Mul oli isiklikult nagu küll väga hea aeg ja ma mõlema teie vestlustest sain enda jaoks täiesti uusi mõtteid. Aitäh, head vaatajad, et olite taas kord meiega. Tänaseks on meie saade lõppenud, aga juba üsna varsti oleme tagasi siin juba uue naise looga. Seniks soovin teile palju õnnistusi. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!